salajutud, hooaja viimane episood. Ja ongi 17. hooaeg läbi. Aeg lendab, kui on lõbus. Aeg lendab, kui on kurb ka. Miks sul kurb on? Ei no lihtsalt aeg lendab kogu aeg. Minu meelest pilgutan silma kogu aeg. Jaa, ei selles suhtes, et minust alles suvi algas ja nüüd juba on juuli lõpp ja... Ei, see on mõttetu. Täiesti mõttetu. Aga jällegi vaata, siis minu jaoks on tore, et kui tegelikult on asju, mida oodata. Jah. No mina ootan praegu ikkagi ainult see Skinny Legendi välja tulemist ja siis ma ootan Unibetti. Sama. Ma ootan Unibetti ja kuidagi lihtsalt... Tegelikult mulle mõtleb sügised. Minu jaoks, me vist oleme rääkinud ka, et minu jaoks on sügis rohkem september nagu uue aasta vaibiga, kui on näiteks jaanuar. Nagu uued algused kuidagi, mis iganes. Ma ise mõtlesin, et võib-olla ma tahaks septembris ikka kuskile sooja minna, aga ma ei tea ka. Okei, mina mõtlesin, kui ma läheks, nüüd teeks mingit tripi, siis ma teeks mingi paketika ja kelaniga vaata. Seda mõtlesingi. Aga mina just lastega ei taha, sest vaata, ma kinkisin Kardole sünnipäevaks reisi talle, ta naisele ja siis lastele, et nad lähevad oktoobris. Et... Mina võib-olla mõtlesin, et kui üldse teha see paketikas, siis äkki ma lähen ju Miamisse oktoobri lõpp. Lähed või? Ja. Ma mõtlesin, et see läheb peale Unibetti. Ei, ma lähen enne Unibetti. No, aga see on nüüd oktoobri lõpp ja ma olen juba oktoobri nädal aega ainult või 8 päeva, et Annaga teeme niisuguse kiire. Kiire sutsu. Jah, et see Halloween ajal on see äge. Aga nagu ma ostsin need ju piletid enne, kui ma Ivari kokku läksin, eks ma Ivari sünnipäeval ära. Ma ei teadnud siis. Aga ma olen niimoodi, et tal on kolmapäeval sünnipäev, ma reedelt on tagasi, et laupäeval mingi pidu teha või midagi, et siis I'll be there. Aga või tegelikult isegi reede hommikul jõuan vist midagi sellist. Saate ka kulleriga kringlit saata. Aga see, mis ma veel tahtsin öelda? Ma ei mäleta, igatahes ma korra mõtlesin, et minna peale Unibetti ja et väike traditsioon on, et kui on see hektika aeg möödas, et minna puhkama, aga kuna me läheme juba veebruaris Taisse, siis ma mõtlesin, et võib-olla äkki siis ei lähe ikkagi. Võib-olla, kui siis peale Unibetti kelaniga teha mingi paketikas kiire. See lendab nii kaua. Ja Türki lendab vähem, aga Türgis on külm siis juba Hispaaniasse. Sinna sõidab ka kaua. Sõidab küll, jah. Kõik on mõttetu. Kõik on mõttetu. Pealegi. Ja ma tean, vaata, see on see, et ma mõtlen, tahaks kelaniga reisile. Ja see lõpuks ikka see, et saad mingi teine päev mingi fucking hell. Mina nüüd praegu just tuli meelde, et ma tegelikult ei taha kuhugi minna, sest et ma ülehomme saan notsu, nii et ma mõtlesin, et tegelikult me korra oli see idee, aga mõtlesin hoopis, et äkki kelaniga minna nüüd augustis, sest et ta nüüd on minuga 5 nädalat, et augustis hoopis kuskile Saaremaale spaasse minna, teha NV. See on ka talle äge, kui see, et lennata kuskile Türki vaata. Jah, ega tal on peas, et ta on bassein. Sest me ise mõtlesime Märtiniga, et järgmise nädala alguses, kui meil on kõik lapsed, et siis praegu vaata, muidu mul on laste nädal, aga nii kauaks, kuni ma Istanbuli lähen, siis Kardo võtab lapsed. Et siis järgmine nädal ma hoian nagu pikemalt vaata enda käes, siis mõtlesime, et kui tema lapsed tulevad ka juba esmaspäeval, et äkki läheks kuskile spaasse, aga no võib-olla see saab olema horrid idee 5 lapsega kuskil spaas, et võib-olla peaks, ma mõtlesin Hiiu või sinna Haapsalusse minna. Aga samas võib-olla peaks... Oota, kui te lähete, me tuleks ka kelaniga. Oota, me mõtlesime, et võib-olla peaks võtma nagu mingisuguse Airbnb nagu mingi maja vaata, sest et kuidas me jaotame ennast hotellituppa. Me peaksime võtma siis 2 eraldi hotellituba, magamagi eraldi hotellitubades, tema oma lastega, mina oma lastega. Aga ma mõtlen, et lapsed tahavad teil ju et pääte magama. Ja. Ei võtate 3. toa, kus te saate, kui lapsed magavad. Aga kas teil ole nagu lastetubasid vaata nagu... Ei no seal võib ju peretuba olla, aga seal on üks neid. Me ei saa neid kõiki 5 ühte tuppa magama panna ja siis teise tuppa minna. Aga Laulasmaal vist oli see vaata, et vahe uksega. No jah, aga seal ongi 2 tuba, nii et tema paneb ühte tuppa, mina panen teise tuppa ja siis me magamegi eraldi. Sinna ma peas, sul on juba 3 last. Aga kui tuleks Mari ja Pellu ka, siis nemad on juba suuremad. Ja et siis läksime 6 lapsega või? Kui te teete neid lapsi nii palju siis. Ma üritasin kaasa mõelda, mina süüdita mingi jalgu ei oska koos hoida, ainult pushite neid välja. Aga tegelikult ma mõtlesin küll, tegelikult võiks kelaniga minna küll. Sealt Haapsalus on nii Viigi kohvik käisime. Ja vaata see Haapsalu spa on ju seal kõrval kohe. Ma alati käin seal Viigi kohvikus. Seal on nii hea toit. Ma tahaks nüüd Haapsalusse minna. Tahaks ka. Võib-olla peaks lihtsalt niimoodi tegema, et sõidaks Haapsalusse, käiks seal spaas, läheks sööma ja sõidaks koju tagasi. Kuule, see on ka variant ju. Sest et
lastel ei ole vahet, kas nad magavad seal, ma arvan, et see on neile aga lähme esmaspäevalt, savi ju. Esmaspäev või teisipäev. Jah. Sest võib-olla teisipäev on parem, see esmaspäeval ta alles toob lapsed, vaata. Jaa, aga teeme teisipäeval. Ainult. Lähme teeme nagu päeva Haapsalus. Ja seal Viigikohvis on nii head kammkarbid. Meil on praegu lihtsalt kõht mitte kammkarbid, vaid Sinimere karbid. Jaa, seal on nii head. Ja seal oli mereanni pasta oli ka. Ole vaid, mul on kõht nii tühi. Sama, ma olen lihtsalt, ma ei saanud, ma olin hommikul Võsul ja seal hostelis pakuti kohvi ja hommikusööki pakutud, nii et mul on nagu kell on juba 3:30 ja ma olen lihtsalt starving. Fitness is your passion. Kuule, aga lähme siis sponsorite juurde, sest et ma näen, et Maximal siin on Maximus on toidukott. Siin on siis well done tooted ja tead, mis siin on, mis Märtenile meeldiks, et ta ju tahab hullult seda prote, kõik mis on prote, see on proteiini röstsai. Märtenil on tõesti mingi prote, ma ei tea, mis hoog peale tuld. Nosib neid magusaid proteiini pudinguid ja arvab, et see on healthy. Ma võtan ühe viilusaia ja Ivari tegelikult ütles, et kui ma koju jõuan, siis ta teeb, et toit ootab. Ja me hakkasime Money Heisti ka vaatama. On siis nii hea või? Mega hea. Aga ma söön ühe viilu, et siis ma võtan ka, ma teen kurgid ka meile lahti. Ja siis saame, oota, võta, näe, tahad ka viilusaia, siis paneme kurgid peha. Hull parmutoit siin, oota näljased. Vaatan äkki kas ta kannikat tissi või seda? Kuule, Parmigiano Reggiano truffel, ma tahan kannikat. Ma tean, et sulle meeldib kannikad. Ühesõnaga. Maximal on siis well done tooted siin. Beef jerky ka. Kuule, today we feast. Jaa, aga kuule, mega nice. Et Maximal on siis ongi enda need well done tooted, mis on siis hea hinnaga. Siin on erinevad veel, vaata näitame. Siin on näiteks nii-öelda šokolaadikreem. Ma korra mõtlesin, ma panen seda peale, aga tead, ma tahan midagi soolast. Teate, mis ma teile praegu ütlen? Pasta on hea. Beef jerky, ma ei ole seda enne proovinud. See on üli hea. Viimased beef jerkid, mis ma olen ostnud, on nii kõvad, et sa tead ju, mul hambad pudisevad ja ma julge. See on mõnusalt pehme. Ja nüüd võiks hammas välja kukkuda. See oleks hea promo, vaata. Aga ma kohe teen endale kurgi või leiva ja beef jerkyga. Ja kuule, siin on ka nii palju protekaid. On jah. Ma ei tea, liha on proteiin või? Ma ostsin ju Sitsiiliast. 58 grammi. Ma ostsin Sitsiiliast seda tomatipastat kaasa. No see oli nii hea. Ja kus juures ülinäljakas Ivariga rääkisime, et mis pastasorti võiks teha. Seda lihtsalt klassik tomatikasta ja see. Ja Ivar ütles, et tahaks lipsuga makarone proovida. Siis ma olin nagu, ma ise ei taha, aga nüüd sööme lipsuga makarone, sest et mul ei ole makarone hetkel kodus. Ja mis siin veel sai? On pähklid, kummikommid vitamiinidega. Sa said ka. Sorry, ma läksin hüsteeria. Ja siin on mahla ja küpsiseid ja asju, nii et saame kõhu täis. Siis on, ja muidugi Maxima poed siis on 247 Haaberstis ja Linnamäel. Kohekohv. Nagu oleme rääkinud, kiirkohvi, kvaliteetne, tehakse Koplis, sooduskood salajutud saab -20%. Mina lihtsalt nosin. Veab, ma tahaks ka juba. Siis on pikapakk, nagu me oleme rääkinud, pesuteenus, värgid, särgid, kõik saab. Oota, ma vaatan, mul ja lõpp läheb nii. Ma olen withering away, mul tahan juba matsutama hakata, sina oled esimese kirjast, et see niimoodi mälutsin. Promokoodiga salajutud, siis pikapaki transport ja paigaldus ja 3 kuud tasuta. Pluss salajutud sooduskoodiga pikapaki tellinud kliendid saavad kingituseks 1 kuu tasuta pesuteenuse. Automaat saab kasutada tegelikult kõigi kullerteenustega nagu DHL, Smartpost, TPD, Bolt ja nii edasi. Ka isiklike pakkude hoiustamiseks. No mul oligi, kui ma sinna Sitsiiliasse läksime, siis ma jätsin võtmed pikapakki ja siis mu korist ütles, et ta teab, mis päeva ta nagu saab mulle pakkuda. Ja siis oligi, kes jätsin võtmed pikapakki ja ütles, et ta tuleb, teeb mingi juhtu ära ja tegi. Mu lemmik oli see, et enne kui mina reisile läksin, siis ma ütlesin, et tahaks ka. See ei saa. Ei saa või? No mul on tegelikult nii palju suurem kodu ka, et võib-olla sul on nagu väiksem korter, et võib-olla tal on lihtsalt, ta elab vist sulle lähedal ka. Ei ole või? Aga kahekesi käisid, sorry, ma mõtletan. Käisid tegid ära, minu arust ta olidki, ma nägin, kui need võttis, et kui need ära läksid, see oli 2 tundi, kui sedagi, käekesi tegid see võttu ära. No mul tulevad kolmapäeval, nii et kui ma tulen tagasi Istanbulis, siis mul on kodu kõik korras, kõik on hästi, siis ma tulen tagasi, siis ma võtan notsu, siis mul on notsu. Kas see tuleb mul kohe reedel küll, kui mul notsu on või? Ma võiks tulla ju. Saame sauna ka teha. Jaa. Aga räägime reedel üle, sind tundes 2 korda üles. Teeme laia plaani. Jah, aga tegelikult... Sest et ma tunnen juba selle notsuga, et
vaata, kui sa tuled imikuga sünnitusmaast koju, et sa tahaks, et kõik tuleksid teda vaatama, mul on selle I'm gonna be a mother again, nii et ja ma rääkisin ju Sitsiilias ka, et see on full circle, et sa oled jälle see mallukas seaga. jah, aga mis ma selle dildoga ikka niisama vehin, loomulikult on see Ulakast Kaunitarist ja seal on ka sooduskood salajutud, aga ma lihtsalt tahan teile näidata, kuidas ma selle enne tööle sain. Sa aru, mida ma vajutasin? Ma mõtlesin, et aku on tühi ja siis mingi ette lihtsalt hakkas tööle. Kuidas? Vaadake seda palun. See on nagu väike vihmaoss. Crazy. Kristina! Ühesõnaga, see on lihtsalt üks vahvatest näidetest, et mis huvitavaid vigureid. Beef jerky on nii hea. See on nii hea, on ju. Ausalt, see on tõesti pehme, sest et ma olen ka neid kõva. Sorry, lähme sinna teise jerky juurde tagasi. Beef. Väike beef. Ma ei tea, kas see on pehme. Liha on pehme. On. Aga ühesõnaga, salajutud on sooduskoodi Ulakas Kaunitarist. Te leiate tegelikult igasuguseid vahvaid vigureid. Ei pea hakkama teisi inimesi nussima. Ei pea. Suhed lahtiseks tegema. Saad nii palju fun asju. Nii kaua, kuni sa oma peenisega ei õpi seda tegema, siis kasutage seda. Ei ole häbi asi kasutada nagu mingi muidugi ei ole. Huvitav, põnev ju selles suhtes. Ärme tussuta ja võtame ligi. Mõnnakas, täna räägime siis mõnnaka nendest vihmarüüdest. Mina juba tassisin enda oma kahjuks koju ära. Aga see on põhimõtteliselt see, et nagu sa pakid selle lahti, et see ei ole. Ja ma ise mõtlesin ka, et ma saan ta sinna kotti tagasi panna, aga see kott ongi see vihmamantel juba, et sa saate nagu mugavalt kaasa tassida. Võtangi kaasa, see on Ifile. See on nagu Ivo linna. Ei, keegi ütles talle, ta sõber eile ütles talle If, siis ma mingit pole kunagi olnud. Aga roosat on ka? See on nii, ja roosat on ka, mul endal ongi roosa ja väga mõnus ongi meil jälle, me läheme nüüd seenele pühapäeval Ivori ja Kelaniga. Ma proovisin eile. Ma nägin ja vaatasin, et sa lambist sõitsid, kui see 30 minti kodust välja. Kõik olid puuke täis, mina olin puuke täis, Mila on puuke täis. Tegite puugikontrolli üks teisele? Kõik vaat sügelesid, vaata nii vastik tunne oli ja nii palju neid kärpseid oli ka. Aga kui sa leiad, siis toon sulle ka. Ma ütlen, kust saab. Aga seenele me lähme ja seal on hea siis festivalidele, seenele käiguks, mis iganes sooduskoodid, siis salajutud mõnaka läheb. Ja siis on hea, tegelikult siis ei saa puuk tulla ka. Jah, kui sa oled kaetud. Said mingi shortsides. Ei, ma olin nagu retuusides, aga kui ta sulle juba riide peale tuleb, vaata, näiteks hüppab sulle kuskil õla peale, selle sa võtad ju kohe pärast ära, vaata, et ta ei saa sulle pugeda juba kuskile. Ja see on kohv, nagu ikka. Jooge kohvi, alkoholi vaba, fit life. Ja meil sai seal Sitsiilias niimoodi trimpsutatud, et ma ikka pean ka, kuigi ma olen homme kruiisile, mingi 100 kruiisanaga, et me ei lähe kuskile Soomega midagi, vaid poole sinna mere peale ja siis lähme tagasi, et Sten mängib seal plaate värki. Et siis mul hakkab, kui nüüd Kelani tuleb laupäeval, siis mul hakkab kaine. Või nüüd, kui te kuulate, siis ma olen juba olnud kaine 4 päeva vähemalt. Räägi enda eest, mina võtsin joomist väga tõsiselt. Ja mina saan juua ainult üle päeva. Nii et mul oli niimoodi, et jõin, ei joonud, jõin, et ma jagasin selle ilusti ära ja mina tunnen, et kõik on väga hästi. Tubli, ma lihtsalt astusin kaalule ja peale seda Sitsiiliat. Mina ei astunud. Ära astu ka. Ma ei taha ka astuda. Seda carbonaarat sa ikka niimoodi nositud, et ja pitsat. Mul hakkas seal meeldima pasta lihtsalt tomatikasta, muidu ma ei armasta seda. Ja seal on nii hea tomatikasta. Ma ostsin sealt lennuamast 5 purki veel koju kaasa ka. Nii hea. Mina ostsin sealt parmesani, nii et ma mõtlesingi, et ma teen täna mingisugust rooga, kuhu parmesani panna mingi pestokest või mis pestokest, pastakest. Ja me võtsime veel oliiviõli kaasa. Ostsime. Issand, seal on nii oliiviõli, et seda lihtsalt saiaga sööd. See on nagu... Ja see pidi nagu Sitsiilias pidigi olema erinev kui Itaalias ka. See oli nii hea, ma ostsin äkki mitu purki ja ma tassin ühe viia. Ma mäleta kellega, tahtsin vist Ivori emale anda ühe pudeli. Aga jõid ära juba? Ja kuulistasin alla. Siin ma olen paistes. Magu on ära vooderdatud vähemalt, nüüd võib juua. Aga aitäh sponsoritele, kes te olite meiega see hooaeg kõikidesse. Ja Coolbet ka muidugi. Ja eelmises Coolbet meie leiva isa, muidugi aitäh, et olete Coolbet ja selles suhtes, et mina siin sain panustatud ka. Kristina ikka ruunas seda Coolbeti siin päris mitme euroga. Kas sa jäid plussi ka või? Jäin plussi. Jäid või? Ja sellepärast ma tellisingi selle koti endale. Tellisin selle YSL-i puffer toy, mis ma tahtsin üle pika aja. Palju sa ka sa plussi jäid siis?
ikka jäin. Ma kaotasin siin vahepeal, aga noh, selle koti väärtuses ma olen plussis natuke rohkem. Tegelt või? Jaa. What? Ei, mina ei tohi kunagi ma kaotasin ka, aga ma ikka võitsin ka normilt, et aitäh Coolbetile, aga ärge ma räägin, see ei ole nagu, see oligi, mul sai nüüd MM läbi, rohkem ma ei panusta ja see ongi, me tegime just seal chatis, rääkisime ka, mul see jalka chat, et järgmine EM siis, mis on 2 aasta pärast, siis teeme jälle. Et aga ma olengi ainult EM-i ajal ja see on fun ja tuleb rahulikult panustada, vahepeal kaotsin, vahepeal võitsin, kokkuvõttes ma selle koti endale tellisin. Ja ärge mängige rahaga, mida te ei saa kaotada. Täpselt, et nagu mingi aeg, kui ma kaotsin, siis ma olin tead, it's fine. Ja mis meie sõber tegi ka, et ta pani 200 sisse, siis vahepeal võitis ja selle võidetud rahaga mängis, et ta juurde ei pannud kunagi. Vahepeal kaotas, võitis, nii et selles suhtes, et jah, et aga oli tore Coolbet ja näeme järgmisel EM-il siis. Aga need on meie sponsorid ikkagi aasta lõpuni. Näeme juba järgmises episoodis tegelikult. Näeme juba splotides. Jah. Nii, aga ma hakkan siis kirjadega pihta, et mis sina saad siin saia nosida nii kaua. Hei Mimmud, olen teie kauaaegne kuulaja ja Mallut jälgin juba tegelikult Mari sünnist alates. Ühesõnaga, te olete mul lemmikud. Mõtlesin kirja panna oma elukaaslase loo, mis juhtus mõni aasta tagasi. Nimelt olime just kokku läinud, kui tuli välja, et kumbki meist on kuskilt kaasa korjanud klamüüdia. Mina käisin iga-aastases kontrollis ja seejärel saatsin ka Peika, kui positiivse vastuse sain. Küll aga Peika otsis endale samal ajal ka uut töökohta ja kandideeris usinalt. Võib-olla juba aimata, mis siit tulla võib, aga tõepoolest läks ühele ettevõttele välja CV asemel dokument, kus oli suurelt kirjas klamüüdia positiivne. Võiks ju arvata, et sellises olukorras ettevõte jätab vastamata ja võtab lihtsalt järgmise kandidaadi ette. Aga ei, nad vastasid viisakalt, et vist läks kaasa vale dokument ja paari nädala pärast oli Peikal töökoht olemas. Nüüdseks on ta selles samas firmas töötanud juba pea 4 aastat. Ei teagi, kas klamüüdia tõi õnne või mis värk oli. Okay. No, selles suhtes ma mõtlen lihtsalt, et tõesti tore, et nad vastasid, et mitte, et ma ütleks, et inimene võiks tööd saada, kui tal klamüüdia on. Aga ma mõtleks lihtsalt, kui mina oleksin see, kes valib töötajat, vaata, kui see on vale fail seal, ma oleks mingi delete, vaata, ma ei viitsiks vastata. Aga ei, väga tore ja nüüd vähemalt su HR teab, et sina Gossip Queen, kui keegi kandideerib sulle tööle kogemata, saadab sulle näiteks assistendiks, kandideeris tööle ja seal on mingi klamüüdia positiivne, saad mingi, keegi saatis mulle oma klamüüdia testi, vaata. Nojah, siis oleks nagu funny, aga ma mõtlen, kui ma oleks lihtsalt mingi muidugi ma ei tea, mis ettevõttes on, aga ma kujutan ette siuke HR huugab, vaata. Vaadake, võtad tööle ka ja saad mingi, said ravituda. Nussimajas. Nussimajas naksitrall. Aga. Nii, lõpuks ma saan mina ka edasi. Keegi siis ema ja Dragi. Ilusad naised. Asun kohe kirja juurde, muidu läheb kiidulaul liiga pikaks. Lugu juhtus mõne kuud tagasi, kui käsime sõbrannaga baaris. Võtsime mõlemad ühe joogi ja natuke see aja pärast tuli meil auto üks välismaalne. Kuna tüüp tundus normaalne, siis polnud meil seltskonna vastu midagi. Hiljem pakkus ka, et teeb joogi välja. Olin nõus, sõbranna keeldus. Hästi kasvatatud neiuna läksin koos tüübiga kaasa, just in case to be safe. Peale lauda tagasi jõudmist hakkas ta mind enda juurde kutsuma. Lõpuks oli juba päris peale tükkiv. Küsis ka Instagrami. Andsin. Mingil läks ta vetsu ja kirjutas, kas soovin baarist veel midagi. Ütlesin aga ei. Aga tagasi tulles oli tal jook kaasas. Ütlesin viisakalt, et ei soovi. Tema surus endiselt jooki peale, mis oleks võinud juba olla esimene red flag. Aga ei. Lõpuks võtsin ikkagi mõne lonksu. Irooniline arvestades, kuidas enne ronisin temaga baari kaasa, et jook järelevalvata ei jääks. Tüüp hakkas kohe uurima, et kuidas ma nüüd tunnen ja surus end endiselt tema juurde minekust. Üsna ruttu peale seda tundsin, nagu oleks lambist purju jäänud. Pea käib ring ja keel on pehme. Käed muutusid ka nõrgaks. Õnneks olin koos sõbrannaga ja läksime üsna kiiresti peale seda kohe koju. Õhtust rohkem ma ei mäleta, aga hommikul oli tuumapohmeel ja ketiralli. Sõbranna veel pakkus, et võib minu kätt hoida. True ride or die. Ei tea, kas tõesti 22-aastaselt pea enam ei kanna ja maksin läbi või tõesti pani joogi sisse midagi. Peab ikka mõistust olema, et esimesel joogil lööd silma peal, aga teisel joogil jood surumise peale ära. Loll pea on ikka ihunuhtlus. Teile aga musika olid õhupallid ja love you. Teie narkar küsimärgiga. No esiteks, sina ei ole narkar, kui sind on ära traagitud ja ma olen 99% kindel, et täpselt see juhtus. Ja. Et sa jää niimoodi purju, kui sa ütled, et seda pole veel enne juhtunud ka, siis tegelikult hea meeldetuletus kõigile, kes on siuksed, kes klubis käivad, et kui keegi pakub teile juua osta, hoidke oma joogil, hoidke oma joogil alati silma peal, aga eriti kui keegi ütleb, ma toon teile joogi. Minge kaasa.
Ja mina nägin veel TikTokist väga head lahendust, et keegi naine tellis endale makseterminali. Et kui keegi ütles, et ma tahan sulle joogi osta, siis piiksuta läbi, ma lähen ostan ise, et ma ei taha, et keegi võõras mu jooki katsub. Täpselt. Et ma ei tea, kas muidugi makseterminal lahendus on, aga hoidke oma joogil silma peal. Et võib, nagu ta ütleb, tundus normaalne mees. Kõik nad tunduvad. Ega nad muidu sulle ju külje alla ujuda ei saaks, et nii palju haigeid fucking rõvedaid saikereid on. Vahepeal oli seal, siis kui see suhtepaar oli Telliskivis, nüüd nad on Koplisse kolinud. Telliskivis oli, siis seal oli hästi suur probleem, et inimesed said korki ja meie sõber sai ka korki seal Telliskivi selle suhtepaaris. Et ma ei tea, kas see on nüüd, kui nad Koplisse kolisid, kas see probleem on jätkunud. Aga üldse siis, kui see suhepaar oli Telliskivis, siis ma nii palju ebameeldivaid kogemusi seal. Et ma käisin, tegelikult mitte nii palju, et lõpuks 3. kord, kui mul oli jälle mingi nõme kogemus, siis ma olin mingi, et ma ei lähe sinna enam Just tagasi. tahtsin küsida, käisid seal iga kord, kõik need 50 korda olid, no nii sitt. Nagu ikka keegi olime ka oleme suhtesse, siis ma olin mingi, et okei, davai. Ja siis oli niimoodi, ükskord oli ka, et ma ei tea, kas siis lõpuks oli mingi omanik või mingi mees. Me olime mingi ülipikalt järjekorras seisnud ja siis jõudsime sinna ette ja siis mingi vend trügib ette, nagu lihtsalt tõukab mind eest ära ja laseb mingi niimoodi mingi 10 inimest sisse. Ma olin mingi, kus sa lähed, et me oleme seisame siin. Siis ta oli mingi, kas ta üldse tahad siia sisse saada? Kui tahad, siis palju omast sõnu praegu väga hoolikalt. Ja ma olin mingi, fuck this shit, kõnsin nii minema. Ja see oligi mu viimane kord, kui ma läksin minu arust sinna. Ja siis eelmine kord oli meie sõber korki saanud, no me saame järgmine päev teada. Ja siis ma alguses mõtlesin, et ta lihtsalt mingi lambist jäi nii purju. Ja ta oli nii naljakas, et ta ei olnud varem kunagi selline olnud. Siis tuli välja tegelikult, et ta sai korki. Ja siis teine kord oli ka see, et tuli, ma arvan, et see oli mingi juhataja või keegi, mingi lühike meesterahvas, puusane oli mulle paukus seal. Siis ma olingi ka mingi fuck it, et nagu ma ei tule siia enam, et eat shit and die. Ja nüüd ma selles uues olen käinud ja seal oli nagu tore kogemus, et mu sõbranna või tuttav sõbranna oli juhataja seal mõnda aega. Lihtsalt loomulikult kork ei levi ainult ühes kohas on ju, et igal aga pool... seal oli hästi suur probleem, sest teist kirjutati uudistes juba selle. Okay. Aga hoidke igal pool silmad lahti üldse. Kui te väljas käite, ma arvan, et enamus käivadki sõbrannadega koos on ju. Ja kui te näete, et teie sõbranna on mingi lambist täiesti lädra ja tahab kellegagi minna kaasa, isegi kui ta võib-olla ise ütleb, et ta tahab minna. Kui su sõbranna ei suuda püsti seista, tal ei ole mingit asja kellega kuskile kaasa minna, et hoidke oma sõpradel ikkagi silm peal ja vaadake, kuhu nad satuvad omadega. Täpselt, ja kui ta on isegi liiga plämmis, nagu kutsuge kiirabi, vaata, kui ta tahab kaasa minna, ta ei saa aru, vaata. Kutsu appi või turvamees või keegi. Korki saanud. Siis saab vähemalt kohe ära registreerida selle ka, sest kork on vist siuke, mis läheb suht kiiresti verest välja. Et jah, lihtsalt ma paningi selle kirja siia sellepärast, et inimestele väike meeldetuletus, et kui väljas käid, et tore on võib-olla väljas käia ja pidu panna, aga tegelikult kõik inimesed ei ole nii ilusad ja paljud inimesed ei tule välja ainult sellepärast, et lõbutseda ja pidu panna, vaid nad tulevad vägistama. Kahjuks. Nii on lihtsalt. Mitte mina tulen ennast ikka tantsima ja mina ei lähe üldse välja, nii et don't you worry about me. Ainult meie mehele lähed. Kusjuures, kas ma rääkisin seda lugu, et meie mees esines siis mingi aeg peale seda, kui me käisime seal pubis on ju. See esines seal Fonoteegis või T3-s ja nad olid siis Aivar Riisalu rääkis kogu aeg. Ja Mallukas ja Pärtel poole käisid meie eelmisel show'l ja nagu ja enne seda, kui me üldse oleme käinud, ta rääkis ka, et ta kogu aeg räägib meist enda show'l ja ühest otsast ma olen mingi, miks sa räägid, miks sa nagu, mis toimub? Teist otsast ma olen mingi, oh my god, meie mees räägib meist. Aga äkki ta on ka fangirl? Äkki kuulab podcast. Tervitused Aivar Riisalule. Ma lapsepõlvest saadik väga suur fänn olnud ja sa ei pea kartma, kui me show'le tuleme. Me tuleme lihtsalt lapsepõlve nautima. Ja me ei tule vägistama. Me ei tule vägistama ka. Nii, minu musu voodimiisud. Hei, armastan teie podcasti, kuigi vahepeal lõpetasin selle kuulamise täiesti ära. Tundus, et teie lood ja arvamused ajavad mu lihtsalt hulluks. Lõpuks sain aru, et tegelik põhjus oli hoopis selles, et ma nägin nende suhet nendes lugudes. Oleme mehega olnud koos paar aastat. Selle aja jooksul oleme koos ehitanud ettevõtte, seigelnud ja palju läbi elanud. Samas oleme ka teineteise usaldust rikkunud. Umbes aasta tagasi tundsin, et mees eemaldus minust. Elasime töö tõttu eri Eesti otstes ja nägime vaid nädalavahetusteti. Ta ütles, et teeb maal tööd ega saa rääkida, aga minu kõhutunne ütles, et asi pole ainult selles. Päevas rääkisime heal juhul 5 minutit. Sõnumitele vastas ühe sõnaga ja kui ütlesin, et sellest jääb mulle väheks, siis ühmas midagi vastu või ignoreeris täielikult. Tagant järgi meie vestlusi lugedes tuleb siiani nutt kurku. Suhtlesime edasi, sest kui kokku saime, oli kõik justkui hästi, aga kui nädalavahetus läbi, siis oli jälle nii palju tööd, palju stressi ning minuga suhtlemine oli tema jaoks liig. Ta kinnitas mulle jälle, et tal on minuga hea ja järgmisel hetkel ignoreeris mind.
Lõpuks olin emotsionaalselt täiesti katki. Ühel peol reetsin oma kaaslast. Mul puudus sellest igasugune mälestus ja sain juhtunust teada teiste kaudu. See oli mu elu kõige halvim hetk. Rääkisin talle kõik ära ja ütlesin, et edasine otsus on täielikult tema teha. Läksime siiski koos edasi. Siis hakkasid aga välja tulema järjest uued asjad tema kohta. Selgus, et suur osa naistest, keda pidasin lihtsalt tema sõbrannadeks või koolikaaslasteks, olid tegelikult endised voodikaaslased, kellega paariga suhtles siiani. Kui selle kohta küsisin, oli alati lõpuks mina süüdi. Hiljem tuli välja, et mu kõhutunne pidas paika. Ta kohtus meie suhte ajal ühe vana tuttavaga. Temaga kohtumiseks küsis ta juba kuid ette sellelt naiselt, millal ta sealkandis on. Ja kui ma enda mehelt küsisin, et miks te kohtusite, siis ajas ta selle naise kaela ja ütles, et ta ise võttis ühendust. Ja mees tahtis temalt lihtsalt omakasu eesmärgil saada infot reisimise kohta. Jälle valetas, kuigi teadis, et ma reaalselt nägin neid vestluseid. Lisaks kustutas ta vestluseid, neid, mis oli meie suhte ajal olnud ja ei olnud minuga läbipaistev. Vastuseid pidin alati ise välja uurima. Kui palusin rohkem avatust või ligipääsu tema telefonile, järgnes sellest meeletu draama. Lõpuks käisin isegi psühhiaatri juures, sest ma ei saanud enam aru, mis on õige ja mis mitte. Kõige hullem polnudki üksikud olukorrad, vaid see, kuidas ma kaotasin iseenda. Kõhus keeras, kui ta üksi välja läks. Mu ei usaldanud teda enam. Kui ma selle välja ütlesin, lõppes asi jälle sellega, et mina olin süüdi. Füüsilist vägivalda meie suhtes polnud, aga vaimne kurnatus oli suur. Ma ei jaksanud enam voodist väljagi tulla. Ma ei õigusta mitte kuidagi enda reetmist, vastutan selle eest täielikult. Aga ma andestasin talle 10 kordi, mis murendasid meie usaldust ainu uuesti. Lisaks tean, et enne minu reetmist oli tal kuskil teisel lainel ja mitte meie suhtele nii keskendunud. Mingi hetk sain aru, et armastus ei ole ainult sõnad. Läbipaistvus, ausus ja turvatunne on samuti armastuse näitamisviisid. Seda ka talle ütlesin, et ma ei ole enam õnnelik selles suhtes. Ta tõesti nagu püüaks, aga samas järgmisel hetkel leian jälle tema sotsiaalmeediast poolpaljad naised ja neid ei ole 1 või 2. Olen talle selgelt väljendanud väga rahulikult, mis on minu piirid suhtes. See kiri ongi tegelikult tänuks teile. Tänu teie podcastile sain lõpuks aru, et selliseid asju ei pea lõputult taluma. Kui rasked vestlused ei vii kuhugi ja teine inimene ei ole valmis päriselt muutuma, siis tasub endalt küsida, miks sellest suhtest üldse veel kinni hoiad. Loodan, et see kiri annab kellegile julgust. Lõputult ei pea laskma endale panniga pähe lüüa. Kui teil on mõtteid, siis andke tuld. Ma ei tahaks kuidagi suhet prügikasti visata, aga tunnen ka, et kui üks taoline asi veel peaks juhtuma, siis olen ma tõesti läinud, kuid kardan, et ei tee seda. Thanks, Musud. Selles mõttes, et ma saan nagu sellest I know the feeling. Yeah, I know the feeling ja ma saan sellest ka aru, et miks meie podcast oli nagu raske kuulata ja võib-olla paljud on siit ära kadunud sellepärast, et ongi, et kui sa tahad elada endadele ulus ja keegi muud kui taob sulle teid, see ei ole ju tegelikult see, siis sa ei taha enam kuulda ja siis paned kinni. Sa usud seda, sa tead, et see on tõde, et sellepärast sa ei tahagi kuulda. Täpselt, aga no ütleme niimoodi, et eks see ongi täpselt see, et kui sa nagu et suhted ei pea, ongi, et see on tore, kui suhted on ainult nagu pidu ja pillerkaar. Aga nagu rasked vestlused ei tähenda, et kui sul on mingid rasked vestlused, see ei tähenda kohe, et suhe on halb. Rasked vestlused võivad olla ja see ongi okei, aga siis need peavad jõudma ka kuskile. Mingi tulemus peab nendest tulema. Kui sa muudki kogu aeg ketrad sama teemat, sellest raiskad enda aega. Kui sul on näiteks ongi, et mingid asjad, mis sind häirivad, kas või see näide, mis sa ütlesid ka, et kui teil oli Märteniga, nagu ma vaatasin Silvia seda, et teil oli ka see, et te läksite enne abielu korraks, peaaegu kihlus või sa andsid sõrmus tagasi, Märten jõi, ta ei osanud käituda, see ei sobinud sulle, sa ütlesid, et see ei sobi, teil oli see vestlus, Märten on kaine, minust ma ei olegi teda joomas enam näinud, on ju, võib-olla mingi 1 klaasi kunagi kuskil maitseb midagi, aga mitte isegi seda väga. Ja ta sai aru, et talle sobi joomine ja sinule sobi see, kui ta joob ja ta muutus ja siis see oli chill, et see ei tähenda, et nagu, et kui teil on raske vestlus, et kohe lähed lahku, vaid et te räägite. Aga mingi muutus peab tulema, kuskilt peab tulema lahendus. Ja kui ei tule, kui mõtle oleks see, et Märten joob edasi, käitub ikka samamoodi. Siis... nagu Gert tegi ja ma olin taga ikka koos edasi. Tegelikult seda on. Aga see on taga elu lõpuni koos. Et selles suhtes ongi nagu see, et sa lähed tagasi nii kaua, kuni sa ei jaksa enam. Et nagu me võime ju tuututada nii palju. Kui ta praegu ütleb, et ma ei jaksa voodistki välja tulla, tegelikult sa saad aru, et it's bad ju. Ja kaua sa neid vestlusi pead? Mingi hetk pead loobuma. Nii et ma arvan, et küll sa loobud, kui sa selleks valmis oled, võib-olla sa pead veel natuke suuremasse depressiooni langema. Kahjuks. Aga loodame, et ei lange. Kahjuks, jah. Nii. 14-aastase tüdruku mure.
hei, olen 14-aastane tüdruk. Kõigepealt tahan öelda, et teie podcast on mulle nagu suure õe nõuanded. Te räägite teemadest nii ausalt ja soojalt, et just tänu sellele otsustasin ka oma loo teile kirjutada. Minu esimene vahekord oli 12-aastaselt 14-aastase poisiga. Jah, see kõlab ilmselt paljude jaoks väga imelikult ja see ongi, aga imelikum pisiasi on selle juures see, et ma ise tahtsin ja soovisin seda. See oli poisiga, kellega olin selleks hetkeks umbes 4 kuud koos olnud. Septembris saab meil juba 2 aastat koos. Kuna meile mõlemale see meeldis, siis ei näinud me põhjust, et miks seda aeg-ajalt uuesti teha. Esimestel kuudel olime väga ettevaatlikud, kasutasime kondoomi. Siis aga otsustasime korra proovida ilma kondoomita. Sellest ühest korrast sai lõpuks harjumus ja hakkasime kasutama meetodit, kui hakkad tulema, tõmbad välja. Pull and pray. Kuni tuli esimene äpardus. Ta ei jõudnud õigel ajal välja tõmmata. Järgmisel hommikul läks ta mulle kohe SOS-pilli ja rasedustesti ostma. No ma ütlen kohe ära, et see järgmine hommik see rasedustesti ütle sulle mitte midagi. Just saying. Lihtsalt SOS-pilli ja see rasedustesti teed mingi aeg hiljem. Aga nagu öeldakse, lollid ei õpi. Nüüd peaaegu 2 aastat hiljem on olukord nigelam. SOS-pilli ei päästnud meid seekord. Sellest vahekorrast on nüüd möödas 4 nädalat. Päevad on kuidagi ära jäänud, hommikuti ajab iiveldama. Rasedustesti pole veel ma teinud, sest ma kardan, mida sealt näha võin. Kuigi ausalt öeldes ma juba ilmselgelt tean, mis mulle sealt vastu vaatab. Ja siit tulebki minu küsimus teile. Kuidas ma peaksin sellest emale rääkima? Ma kardan tema reaktsiooni meeletult. Samas saan aru, et see olukord on meie enda tehtud ja vastutus on meie mõlema oma. Aitäh, et kui mu kirja ette loete või isegi kui loesin, ma sain selle oma hingelt ära rääkida. Mul hakkas kirge. Kirjutasid meile 15 päeva tagasi. 2 nädalat. Ma arvan, et ta on teinud selle testi juba ära. Nüüd on 6-7 nädalat. No ta ei saa ilma emata nagu nii midagi teha. Ja tead, ma saan aru, ma kujutan ette, kui õudne see võib olla. Et ema reaktsioon, aga ausalt räägi ära. Ja ükskõik, mis see reaktsioon ei ole, vaata, et isegi kui ta esimese hooga, ma ei tea, reageerib nagu nii, et ta karjub või ta on nagu see, siis tegelikult see on tema enda, ta kardab lihtsalt. Ja, ta ehmatab selle ja info see ei tähenda, et see nüüd midagi, et ta esimene reaktsioon on see, et sina oled jõudnud sellega juba nagu info karjuda, tema jaoks on see uus, ta võib-olla ei teadnud see üldse seksiki ja siis ta nagu on crazy, et võibki, esimene reaktsioon võib olla, et ta karjub. Aga ei pruugi. Ja ta ei pruugi, ta võib olla rahulik, aga kui sa kardad, vaata, siis mina kartsin ka alati see, et mu ema hakkab mölisema, et sa kardad seda, siis ta usu mind, ta esimene reaktsioon on ära, sa rahuneb ja siis. Ta aitab sul lahendusi leida. Jah, täpselt, et nagu ta ongi, et pigem räägi varem kui see hiljem. Ja, sest see, et sa kardad oma ema reaktsiooni, issand jumal, kui ma olin 23, kui ma esimese lapse sain, ma kartsin ikka oma emale rääkida, ma olin mingi jõudad. Täpselt. Et ja sa tõesti oled nii noor, et ma arvan, et jah, see on üks awkward vestlus, mis sa oma emaga pidama pead, aga no esiteks muidugi see on ainult minu arvamus, aga ma loodan, et sa ei mõtle, et sa pead selle lapse saama, sest et ma saan aru, et te olete 2 aastat koos olnud, aga sa oled 14-aastane, et õnneks me elame riigis, kus on loomulikult vaba maa ja vaba tahe, aga edaspidi, vaata, võib-olla ongi see, et nüüd, kui su ema nagu teada saab, võib-olla su ema suunab sind kuskile noorte nõuandlasse, kus sa saad pillid endale, et sa ei peaks nagu tegelema nende SOS-pillide ja asjadega, et noh, issand see ei ole ka hea, sest et see lükkab su tsüklid paigast ja see on ikkagi nagu, et pigem pillidele minna ja nagu kindlasti räägi oma emale, et nagu tore, et sa meile rääkisid, nüüd sa kuulad seda, kurat, alles järgmine nädal too. Aga et saate mingi valiku teha, et ükskõik mis valik ei ole, kas siis see valik, et su ema on mingid et sa jätad alles, ma aitan sind, mis iganes, noh, et ükskõik mis ta ei saa, aga nagu mis see valik ei ole sul, siis et sa saad oma emaga selle teha ja su ema, ma eeldan ja loodan, ikkagi aitab sind ja ta on sul olemas. Jah, et ma lihtsalt ütlen, et juhuks, kui sa, ma ei tea muidugi, mis ta mõte on, et kui sina mõtled praegu, et ma tahaks last alles jätta ja su ema on mingi the fuck you are, siis saa temast selles suhtes aru, et kui minu Mari on 12, on ju, okei, ta on 14, aga ikkagi Pellu on 14. Kui Mari tuleks 2 aasta pärast, on ju. Et ma ei kujuta ette, mis mu reaktsioon on, aga kindlasti minu esimene mõte oleks, et sa ei pea, nagu meil ei ole vaja seda last saada. Et sa oled ju ise laps alles ja ma üldse ei kahtle, muidu enne kõik lendavad meile kommentaariumisse, mina sain samas vanuses lapse ja mul on kõik hästi ja love the baby, väga tore. Ma arvan, et kui sa saad selle lapse, loomulikult sa saad hakkama ja loomulikult sa armastad oma last, aga tegelikult kas see on nagu see, mida sa peaksid nii noorelt tegema, terve elu veel aega
lapsi saada ja igasuguseid asju teha ja kogeda ja jõuda kuskil. Ma ütlen, et sa pead jõudma kuskil enne, kui sa lapse saad, aga lihtsalt sul on veel nii elu ees nagu kõik mingi nagu ülikool ja asjad ja nagu sa ei tea, kas sa tahad üldse selle poisiga elu lõpuni seotudki olla, kelleks sa praegu koos. Et nagu lihtsalt mõtle õpi sellest veast. ja räägi oma emaga. Kindlasti esimene asi, kui sa ütled, et me oleme nagu suured ajad sulle, siis mine räägi oma emaga. Anna meile teada, mis toimub edasi. We need to know. Ja ma tahan ka teada. Ja ma mõtlen ka, et kui sa lähed oma emaga rääkima, siis võib-olla sul oleks lihtsam teha seda niimoodi, et sa saadad talle kirja. See on ka okei. Et vaata, muidu ma kujutan ette, et ma oleks siis vaata, saadad talle e-maili peale kirja, siis ütled, et ma saatsin sulle kirja. Mine loe ja siis räägime. Ja siis jookse minema kodust. Nali, ära jookse kurk on ka nii hea. Ei, kõik on väga hea. Ma nagu Aafrika neljahädaline reaalselt. Nii. Issand, jälle korgilugu. Kas ma sain korki? Tere, Kristina ja Malju. Kirjutan teile ühest õhtust, mis juhtus 20 aastat tagasi, kui olin 18-aastane. Läksime sõbrannadega tuntud ööklubisse pidutsema. VIP-alal pidutsesid Eesti korvpallurid. Pakkusin meile viina energiajoogiga, mida ma kunagi ei joo, aga kes siis tasuta joogist ära ütleb noore tudengina. Ilmselgelt jäin päris purju ning üks mees pakkus mulle rohkem tähelepanu. Mäletan, et üks hetk istusin tema süles. Ta soovis, et läheksin temaga kaasa. Ma pole seda eluski teinud, enne ega pärast, aga ma läksin. Viimane mälestus klubis, siis järgmine tema korteris, kus ta pakub mulle juua ja edasi must auk. Kell 12 päeval pani ta mind kooli ees maha. Olin samades klubi riietes ja läksin kooli. Ma ei suutnud kahvlitki käes hoida. Olin hämmingus, mis mu kehaga toimub. Kuidas see viin nüüd niimoodi niitis? Mu keha lihtsalt ei töödanud ega mõistuski, sest et ei analüüsinud olukorda. Sõber saatis mind veel kell 5 õhtul koju, sest ma ei tundnud ennast endiselt hästi. Rohkem kunagi sellele õhtul ei mõelnud. Kuni paar aastat tagasi tuli seltskonnas jutuks korgijook ja mu keha hakkas tugevalt vappuma. Tuli meelde see õhtu, aga mitte ühtegi detaili rohkem, kui ma siis mäletasin. Noore tüdrukuna ma ilmselt arvasin, et eks ma siis kustusin ära ja oligi kõik. Täna see väga tõenäoline ei tundu. Kas ma sain korgijooki, on küsimus mu sees. Kas mind kasutati seksuaalselt ära? Põhjus, miks ma sellest kirjutan, on ikka hoiatab noortele. Tänapäeval muidugi räägitakse sellest rohkem ja isegi ei lase endal kellelegi jooke välja teha. Aga 18-aastasena sa nii ei mõtle. Aitäh, et teete head tööd, teid on alati lõbus kuulata ning kaunist suve. No ma arvan, et sa said. Kui sa mitte midagi ei mäleta, selles suhtes, et olge mausad. Keha nii lõtt veel järgmine. Ja, et nagu I have been blackout drunk selles suhtes, aga ikka sul on nagu mingid klipid või asjad tulevad meelde. Ja. Kui sa mitte midagi ei mäleta. Noh, tead. Muidugi, ega see nüüd hea avastus ei ole, aga mõtle positiivselt, vähemalt sa ei mäleta seda. Ma ei tea, see on silver lining. Täpselt. Väike silver lining. Aga jällegist toob tagasi selle pointini, kui on võimalik ärge laske endale jooke välja teha ja kui tahaks tasuta drinki, minge kaasa baari. Ei jäta jooki järelevalveta. Ja hoiate sõpradel silma peal. Ei võta mingi korvpalluritelt juua vastu. Ei võta, jah. Üldse järge võtke kellegilt, et vaata üle, kas ta on tuntud või mitte. Just. Situationshipi paberimajandus. Hei, te teete nii lõbusat podcasti, iga episood kihisen naerda. Räägin teile loo, mis juhtus mul mõned aastad tagasi oma ex-situationshipiga. Elasime erinevates linnades. Olime mõned korrad kokku saanud tema kodulinnas. Leppisime kokku päeva, millal tema minu linna mulle külla tuleb. Kuna suhtes me polnud ja oma vanematele teda tutvustada veel ei soovinud, siis võttis ta endale hotellitoa. Veetsime aega hotellis, jutustasime ja kuna oli juba heline, sättisime magama. Üks hetk olid tal näpud mul sees. Mõtlesin, et kui ta mind ära rahuldas, siis vastan talle samaga ning pakun talle ka seda. Hakkasin ta oma kätte bokseritesse panema, kuid samal hetkel tundsin midagi krabisevat ja jäika ta bokserites. Sain kohe aru, et tal on käte paberpüksis. Samal hetkel tõmbas ta mu käe oma bokseritest välja, sahmerdas midagi püksis ja kuulsin seda sama paberisahinat. Ta viskas paberi voodi kõrvale maha. Okei siis. Küsimusi esitanud ja panin käe uuesti talle püksi. Kuna tegu on pika mehega, siis minu üllatuseks oli mul pihus loodetava suure šlongi asemel hoopis väike lõda. Hetke toimetasin ja sain aru, et tal ei tõusegi. Mingi aja jooksul lõpetasime oma toimetuse ja jäime magama. Järgmisel päeval läks ta tagasi oma linna, peale seda me rohkem rääkinud ei ole.
kes paneks endale paberrätiku püksi, mis ta voolis sellest või? Et dickprint oleks. No jah, et kas ta oli ainult bokserite vahel, sest et paber on ju nagu siuke, noh, ta ei ole ju sile, on ju, et ma näeksin, kui sul paber oleks näiteks pandud retuusid alla. Mis ta... Ma ei tea. Ja siis ise mõtles, et naine teda näppima ei lähe ja siis ootamatult juhtus, siis krabistad seal oma kunst, viskad selle voodi kõrvale. See on veits cringe, jaa. Ma saan aru, miks ta suga kunagi enam ei räägi. Ei no, see on nii, nagu ma ei tea, pane siis kummist dildo ja lõpeta sellega, kas ma ei tea, mis sinna püksi toppida, aga paber on cringe. No mis sa üldse topid selles suhtes, et kui see peaks olema ainult visuaalselt töötav, palju sokk pannakse, ma olen kuulnud. Aga no kui sul on bokser, siis on näha, et sul mingi sokirull seal on. Rullid selle sokin. Ja, aga üldse ei ole mõtet teeselda midagi muud ju. Täpselt, sest et see tuleb varem või hiljem välja. Nagu need naised, kes panevad need tissipadjad, vaata. Ja siis võtavad ära. Ja naistel on lihtsalt parem seda teha, vaata. Ja, ei pea mingi, no muidugi naised võivad ka panna mingid salfakaid või asju siia alla. Ja. Issa ma praegu tuleb kuidagi flashback, et ma olen tiinekana teinud siukest asja. Mina kahjuks ei pidanud. Mul ei olnud vaata tisse. Ma olin niuke pomm juba siis, kui ma 12 olin. Crazy. Mul jah kuidagi tuleb meelde, et ma olen jah vist toppinud. Nii et ma olen selle mehega ühes paadis, ma lihtsalt ei pannud püksi endale. Abiks seegi. Abiks ikka. Nii. Üks eriti halb komöödia. Tere, aitäh, et teete seda podcasti. Päästate mind igapäevaselt halbadest mõtetest ja igavatest hetkedest. Minu lugu on järgmine. Olen 2 aastat olnud suhtes mehega, keda meeletult armastan. Elame koos. Meil on 2 kassi ja tuleme üksteise perekonna ja sõpradega väga hästi toime. Kõik on justkui super. Olen aastaid vaevelnud erinevate terviseprobleemidega, millest inimraskusi tekitab mulle endometrioos. Arstidelt abi saamine on meeletult keeruline, mille tõttu viimaseks variandiks jäi uurida võimalikku viljatust. Viljatusuuringute jaoks me ei ole kasutanud kunagi kaitsevahendeid. PS, jah, me testisime enne vahekorda, et ei oleks ka suguhaiguseid. Ma ei suutnud kuidagi rasestuda. Ja leppisime kokku, et kui rasestun, siis teeme aborti, kuna elu on hetkel liiga laiali. Mis asja üritasid? Okei, et tal on lihtsalt rasestumine on võimatu. Ei, nad ei ole teinud viljakusuurikuid, et rasestu. Ma mõtlesin ka, et üritate rasestuda ja siis lepite kokku, et kui rasedaks jään, teen aborti. Ja, okei. Okei, nii. Viimased 2 kuud on olnud väga rasked, kuna me ei oska teineteisele osutada just sellisel viisil armastust, nagu me vajame. Mina olen töönarkomaan ja mees jäi hiljuti töötuks. Stress on mõlemal meeletu. Nüüdseks oleme faasis, kus mu mees otsustas teatada, et ta on omadega nii läbi, et arvab, et on parem, kui lähme lahku. Juhul kui soovime, et saame kunagi pakkuda teineteisele kõike, mida vajab, peame hetke hingama. Ma alguses ei nõustunud, aga kuna usun meisse meeletult palju, siis lõpuks juhtus. Läksime lahku ja otsustasime, et 6 aja pärast lähme koos uuesti teraapiasse, et käia asju läbi, kui pilt on selgem ja emotsionaalselt jaksu rohkem. See on kohutavalt raske, kuna armastame teineteist ja hoolime meeletult, aga ma jään teda ootama, kuigi kardan, et on edasi liikunud. Ma ütlen siia vahepeale, et kui keegi juba tahab suga pausi või lahku minna, siis ta otsus on anyway tehtud. Kui sa väga tahad kellega koos olla, siis sa lähed kohe sinna teraapiasse, sa koos teed neid asju läbi, mitte mingi 6 aja pärast vaatame. 6 aja pärast vaatame, kui mul on emotsionaalselt jaksu rohkem. Kui mul ei ole kedagi paremat leida 6 aega. See tähendab seda, kus sa selle emotsionaalse jaksu nüüd maagiliselt üksinda olles võtad, et mis mina olen kuradi hinge imev teemon sul või? Okei, ühesõnaga tagasi minnes. Siis aga saabus pomm. Nii 0,5 tundi peale lahkuminekut, kus ta läks oma vanemate juurde, sain ma sisetunde ja tegin rasedustesti. Tuleb välja, et olen juba 5 nädalat rase. Mees usub, et parem teema aborti, nii on ju kokku lepitud. Aga ma võib-olla ei suuda. Olen alati tahtnud saada emaks ja nüüd, kus olen rase, olen ma üksi. Ma usun, et saaksin hakkama. Aga kas on vale teha mehele haiget sellega, et tema bioloogiline laps kasvab ilma isata? Kõik, mis on toimunud, on nüüdseks nii naeruväärne, nagu ühes eriti halvas romantilises komöödias, mille lõppu ei ole võimalik ennustada. Ma ei tea, mida teha. Kui teil on mõtteid, võtan need meeleldi vastu. No selles mõttes, et aga kas on vale teha mehele haiget? No fakta, et ma olen pigem nagu selles mõttes, et mehele haiget, et selles mõttes, et sa ei tee talle ju haiget, sest et... Tema ei taha suga koos olla. Jah,
et pigem on nagu see, et jah, kuigi sul see endometrioos on, et see on raske võib-olla lapsi saada, aga mõlemad inimesed ikkagi, kui te astute suguühtesse, siis te võtate selle vastutuse, et siit võib laps saada, et nagu, et see on mõlema tegu, on ju. Ja kui sa tahad ja sa tunned, et saad üksi hakkama, siis tee seda. Aga lihtsalt mina tean, et mina, kes ma olen isata kasvanud, siis ikka nagu, sa ei taha, et nagu, ma ei tea, tegelikult sa võid ikka isata kasvata, kui te olete koos, isa võib ära surra. Ma ei tea, Ma ühesõnaga, lihtsalt mõtlen seda, kuidas sa ise tunned? jah, ega meie ei saa ju sulle Jah. midagi öelda, mida sa tegema pead oma keha ja oma lapsega. Mhm. Mina mõtleksin lihtsalt seda, et noh, et sa ütled küll, et rasestumisega on nagu probleeme olnud, aga kas te olete enne katsetama? Ma saan aru, et mitte, see on lihtsalt üks osa, Aga mis nad on olid selle... tuimalt sisse lastud kogu aeg, ma arvan, et siis oligi nagu see, et Nojah. ja seal, Et no ma ei tea, ma mõtleks lihtsalt pigem seda, et kui mees on sulle öelnud, et kuule, ma eelistaks, et sa teed aborti, siis sellisel juhul minu loogika on see, kui sa selle lapse saad, sa ei kõneta seda meest enam. Kui tema on oma seisukoha öelnud ja sina võtad seisukoha, et ma kasvatan siis üksi, siis sa ei hakka nagu nõudma mingit alimente asju ja no ma ei tea, nagu see tundub jah, minu jaoks kuidagi nagu, et kas sa ei eelistaks siis pigem, kui sa ütled, sa oled alati tahtnud emaks saada, siis kas sa ei ole kunagi mõelnud, et tahaks siis ema olla niimoodi siukses perekonnas, kus mul on mees, kes tahab seda last ja ta tahab mind ja meil on suhe hästi ja sest et aga samas you never know, sul võib olla see mees, kes tahab last ja siis see laps sünnib ja siis on unetud ööd ja siis ta mingi bye deuces või siis vaata, kas oli see kolmikute isa, kes tõmbas ka, vaata, 3 last too much, bye, et sa kunagi ei tea, et sa ei saa jääda, kui sa ise tahad olla ema, sa ei saa jääda ootama, et tuleb mingi hea mees. Aga ära tee seda selles suhtes, seda otsust, et et ma saan Äkki selle lapse ja äkki ta tuleb taga. Ei. See peab olema täiesti eraldiseisev. Kui sa tahad last, sa saad sellega hakkama, sul on kõik võimalused seda kasvatada üksi või oma perega. No jõudu sulle. Aga ma ei tea, ma lihtsalt aga mõtlen, tagasi saamiseks mitte, see on lihtsalt, see on mingi seebikate illusioon, et jääd rasedaks. Ma ei saa muidugi aru, vaata, kui vanad nad on. No ütleme, et sa ei ole enam 50-ndates obviously on ju, kui see on esimene rasedus. Ma eeldan, et on ikka 20-ndates. Et kui sa ütled, et nagu nii raske on kogu aeg selle mehega ja mingid ei oska armastada teineteist nii, nagu te vajate ja keeruline on, siis ma lihtsalt ütlen sulle, et tegelikult väga palju suhteid maailmas on sellised, mis on lihtsad. Et nagu sa leiad kellega sul on koos lihtne ja hea ja ma lihtsalt ütlen, et sellise mehega on lihtsam, parem last saada ja siis on lapsel ka isa, on ju. Aga see on muidugi minu arvamus ja eks sa tee, mis sa tahad. No ja vaata, see ongi, sest mina ei tea, nagu võib-olla see me ei tea nii palju detaile sellest loost. Et see mees võib step up'ida lõpuks ikka, mitte et sinuga koos olla, aga step up piisavalt, et saate jagada seda last, et sa ei ole täitsa üksi selles, aga sa ei nagu sellepärast ära tee, et äkki tuleb tagasi, aga ta võib olla isa ikkagi otsustada, et kui su tead ikka, et sul on laps kuskil, et äkki sa tahad olla, aga ma ei tea teid, ma ei tea seda meest, et lihtsalt kuula oma kõhutunnet. Jah, ja tead, kellega sa võid aruta seda oma emaga näiteks. Ma eeldan, kui te olete 2 aastat koos olnud, su ema on temaga piisavalt kokku puutunud, äkki su emal on mingid kõrvalist inputist, alles läksite lahku. Et vaata, mõnikord, kui sa oled suhtes kellegagi, siis su ema võib-olla ei tule, et kuule, tegelikult minu jaoks on nagu kahtlane see või teine või kolmas. Aga küsi nüüd. Küsi, mis ta arvab, et kas oleks hea mõte või. Ma arvan, et me tegelikult tihtipeale unustame ära selle, et vanemad inimesed on siin ilmas kauem elanud kui meie, neil on rohkem elukogemust ja sellepärast nad tegelikult teavadki rohkem. Et võib küll tunduda, et sina vana midagi on ju, aga nii on, et küsi targematelt nõu. Meie need targemad ei ole, meil on 1 ajurakk 2 peale. Jah, ja see on ka nagu working overtime. See jäi Itaaliasse, nii meil on praegu eriti lapus. See siin uppus sinna pasta kastmesse ära. Kahjuks küll. Nii, love and hate. Hei armsad. Kirjutan selle kirja, sest olen nii suures puntras hetkel omadega, et ei oska lihtsalt mitte midagi oma väikse peakesega välja mõelda. Ja sorry, ma ei viitsi neid täppitähti slaidida iPhone'il. Nimelt olen olnud praeguses suhtes circa 5 aastat. Algus oli ilus nagu ikka, kui tänaseks päevaks on täielik rollercoaster. Üks päev täielikult röögitakse mu peale, kui haige inimene ma olen, millest siit naine ma olen, kuidas ma võiksin ennast oksa tõmmata. Järgmine päev tullakse jälle minu juurde, kui hea naine ma olen, kui väga tahetakse minu pärast muutuda ja nii edasi. Ma armastan teda, ma tean, et ta on mentaalselt haige, ma andestan talle alati kõik tõukamised, karjumised, täieliku hirmu tekitamised. Aga siis jällegi sooviksin lihtsalt rahu, lihtsalt siit ära saada, lasta end armastada kellegil, kes minuga päriselt hästi käitub, kes päriselt kohtleb mind kui naist,
aga ma ei suuda, ma päriselt ei suuda. Kui ma mõtlen tema mahajätmisele, tunnen end nagu kurjategija, kes teeb inimesele rängalt haiget. Samas olen valmis ise nii hullult tümitamist kannatama, et paar korda kiirteel end kihutamas leian. Elus täiesti pohhui. Kas ma olen idioot, et näen temas ikka häid külgi ja halvad küljed üritan maha suruda? Või käibki see nii ja ma lihtsalt on harjunud selle eluga, sest kasvasin üles vägivalda ja manipuleerimist täis kodus. Ja kuidas ma lähen ära, kui mu pangakontol vaatab iga kuu vastu peaaegu ümmargune 0, sest ma sõltun täielikult temast. Ja kui läheks, istuksin ma oma üürikorteris võlgades. Mul ei ole lähedasi sõbrannasi, kelle õlal hiljem nutta ja saada tuge. Mul ei ole kedagi, ainult tema ja tema lõputu armastus. Tunnen, kuidas närbun iga päevaga. Ma ei küsi, mida teha või mida te teeksite, sest tean, teie vastus on obviously get up and get nahhui, aga ma olen nii fucking nõrk, et ma ei tee seda niikuinii. Arvestades, kui palju ma olen seda kuulnud, ma isegi ei tea, mis vastust ma teilt ootan. Kuid äkki oskate öelda mingi vastuse küsimusele, kuidas minna lahku, kui süda hoiab täielikult kinni. No ütleme niimoodi, et me ei saagi sulle midagi öelda ja ma ei ütle sulle isegi get up and get nahhui. Kui sa juba ütled, et sa nagunii you will not get up and get nahhui, see ongi lihtsalt see, et mingi hetk sa lähed siis mehest lahku, kui ta muutub sulle vastikuks. Jah, ja tuleb välja, et kui ta ütleb, ta sõimab sind, ta tõukab sind, ta on sult eluisu ära võtnud. Meestel ongi selline mõju tavaliselt naistele. Yeah. Et ju siis sa pead lihtsalt kauem vastu. Mingi ette muutub sulle tülgastavaks ja siis sa lähed ära. Ja küll sa siis välja mõtled ka, kus see raha tuleb. Ja nagu see kuidagi pealt need mingid asjad nagu näiteks ma olen ka mõelnud, kui mul kellegist lõpuks nagu lahku on läinud, siis ma mõtlen tagantjärgi, et see oli ikka nii nästi, mida tegi ja see oli nii nästi ja mingid asjad on mingid nästid, et sa pead kuidagi praegu suhtajal juba vaatama, et ma ei tea, istub ja peeretab, sa vaata, mitte minu musu kuidagi või mingid asjad, ma ei tea, lähed pead teda vettu sittais ja sa mingi issand, kui rõvedal sitaiseb. My husband would never. Ja nagu mingid random asjad, ma oskasigi nõu anda, ma ei tea, milline, okei. Arvestades, kuidas ta käitub, et ta kuradi sõimab sind ja tõukab sind ja ma ei tea, mis juttu räägib, see on tülgastav ju. Aga ma saan sellest aru, kui sa tuled vägivaldsest perekonnast ja manipuleerust, siis see on sinu safe place, vaata. Ja vaata, paljud räägivadki seda, et kui nad lähedki rahuliku suhtesse, et sa leiad rahuliku suhte, nii igav sinu jaoks. Ja sa hakkad ise seda saboteerima. Ja lähed ise sellega manipuleerivaks hulluks. No vaata, aga lihtsalt sa ütled siin, et kas ma olen idioot, et näen temast tema häid külgi, halvad küljed üritan maha suruda. Ei, see on literally iga naine, olles siit suhtes. Muidugi on mingid häid külgi, millele sa tunned, et sa nagu tahad klammerduda. Ja sa ütled, et kui sa mõtled ta maha jätmisele, siis sa tunned ennast nagu kurjategi, kes teeb inimesele rängalt haiget, sest see ongi see manipulatsioon. See manipulatsioon ongi viidud sinna kohta, et sa hakkaksid mõtlema, et näed, et aga ma ei saagi ju, tal on nii raske, tal on need probleemid, tal on, ma ei tea, siit lapsepõlv, ta näed, tegelikult ta ju mõtleb hästi, ma ise võib-olla ajasin teda närvi. See on kõik manipulatsiooni tulemus ja kui sa ise ütled meile ka, et ega sa ei lähe nagu nii kuhugi, ma ütlen, küll sa lõpuks lähed. Küll sa lõpuks lähed, sest et ma lihtsalt ütlen sulle, et kuskil on mees, kes on valmis tegema sinu jaoks ükskõik mida. Nagu reaalselt kohtleb sind nagu sitta pilpa peal, armastab sind, ütleb sulle ainult ilusaid asju ja tahab sulle parimat ja siis sa mõtled oma elule praegu tagasi ja mõtled, miks ma lasin niimoodi teha. Ja nii pikalt. Aga ju siis see on mingisugune elukogemus, mida sul vaja on ja ma loodan, et sa varsti ikkagi ketid appi ja ketid nahvi. Ja selles mõttes, et no ma ei tea, kuidas see palk, kui palju sul see palk on, lihtsalt ongi nagu näiteks see, et ikka leiad mingi korteri, mis võib-olla ei ole nii uhke aga sa oled vähemalt free, keegi karju su peale. Ma arvan, aga ma saan aru, et teil on, kui ta ei ole, ta ei röögi iga päev, mingi päev on ju armas ja siis sa hoiadki nendest hetkedest kinni, et ma tean, et sa ootadki, et kui ta röögib su peale, siis tead, et varsti on tulemas see tore aeg ka, vaata ja siis ongi raske ära minna ja ma usun, et need toredad ajad on nii toredad, et sellepärast sa püsidki. Ja seda enam, et see mees teab ka ilmselt, et sa väga kuskil lähe, kui ta saab kogu aeg suga niimoodi käituda, siis ta teab, et tasub natuke jälle ilusaid asju öelda ja või kuud. Täpselt, võtame siis viimase kirja ja let's go. Okay. Koolikius. Hei Malli ja Krissu. Tegelikult on Malli vast mõeldud. Malli. Mis sa põrsa nimeks paned? Paned Malli või? Ma ei tea, ma pean talle näkku vaatama. Ta on isane emane? Naine. Esiteks te olete mega ägedad ja ilusad, aga eks te teate seda isegi.
Kuulasin teie eelmise episoodi kooli kiusamisest ja mõtlesin, et jagan teiega ka oma lugu. Kooli ajal olin ma paljudest üsna erinev ning sain oma kaalu pärast kõvasti kiusata. Lisaks oli meie pere koolis üks vaesemaid. Kõik klassiüritused, ekskursioonid ja muu taoline jäi enamasti meie jaoks ära. Sünnipäevakutsed võisime samuti üsna rahuliku südamega unustada. Aga elu oskab vahepeal päris irooniline olla. Mõni aeg tagasi kirjutas mulle üks mu kõige suuremaid kooli kiusajatest. Alustas pika vabandusega ja jõudis üsna kiiresti selleni, et palus minult rahalist abi. Päev hiljem nägin teda Facebookis võlgnike grupis abi otsimas. Ma pean tunnistama, et minu vastus ei olnud just kõige diplomaatilisem. Saatsin ta lihtsalt ühe suure ja väga kõneka keskmise sõrme pildi. Seega ei heidutanud teda üldse. Ta kirjutas edasi ja kiitis mind taevani, kui ilus, tark ja ettevõtlik ma olevat. No mis seal salata, tundub, et mõned inimesed avastavad teiste väärtust alles siis, kui rahakott on tühi. Karma vist teeb vahel ületunte. Malju pulma aastapäeva üllatus oli mega. No vot, you're the real winner here. Jah, nagu ma ei kujutaks ette, et keegi on kiusanud terve kooli aja ja siis lõpuks ta tuleb vabandust paluma ja siis sõuab sinna, et aga muidu laenu viitsid teha. Mõtle selle peale, mul on lihtsalt see, et on kiusanud kooli aeg ja siis on mingi, kuule sinna peole saad listi panna või? Mis on, ma ei tea, kumb on hullem, et pane mind peole listi või raha. Aga alandama mõlemad. Et see inimene on lihtsalt oma eluga nii suures augus, et ta pidi hakkama ju mõtlema kõik inimesed läbi, keda ta üldse elus teadnud on ja ta jõudis oma listiga nii alla kaugele, et ma mäletan seda tüdrukut koolist, keda ma mõnitsin, ma olen otsinud üles. Aga ma vabandan. Jah. Hevi. Aga no, minu meelest väga õige, et sa talle selle sõrme... Sa ei peagi alati diplomaatiline olema mingi rotile. Täpselt, mis see rott sinu asi on? Me oleme ka ikka hullud diplomaatilised. Me oleme väga diplomaatilised, eriti see, kuidas me terve osa siin ma just olen krooksnud terve episood ka. Sai ja kurki ja vinnutatud liha. Ma sõin selle kõik ära ja see on nii hea. Ma juba tegin pildi, et ma ta panen story'sse, et see on nii hea. Ma pean juurde ostma seda. Ma ei kujuta ette, kas seda on igas Maximas. Mul on seal laagris ainult see väike Maxima. Aga noh, tead. Meil on Koplis mitu Maxima. Meil on üks suur, mitte Arsenali keskuses, vaid see mingi Stroomi keskuses, seal on suur Maxima. Ja lähen ostan seda, see on nii hea. See on nii palju valku ka. 58 grammi. Jaa. Aga mis selle valguga teha saab? Valk on hea lihase kasvatamas. Küsid Tanelilt. Aga ma ei kasvata ju lihast, kui mul ei olegi lihast. Sul on lihast ikka, sul on ikka lihas, et see, et seal ei ole need väga palju, on ikka. Väga tugevad ei ole sul need. Palju on ikka. Terve keha on lihased täis. Sa pole minu keha näinud, mul ei ole. Igatahes, et teile tored episood. Oota, hooaeg on läbi, aitäh Maxima, aitäh kõik ja kohe kohv, pikapakk, kulakas, mõnnakas, kulpet, Maxima, mis iganes. Ja no teile me seda hooaega teha saime. Tanel ju teeb meid rahast tühjaks kogu aeg. Õudne. Tahab nii palju raha meiega hängimisest. Tanel paljud oleks nõus mõned maksaks peale. Et meiega hängida ei saa või me peame sulle maksma, et siin hängida. Aga aitäh sponsoritele, täna teile me seda pulli saame siin teha. Keegi tuleb järgmise hooaega ka. Äkki ulaks ikka tuleb, nad on juba siin mitu aastat olnud, et kus neil enam minna on. Omniva võiks pikapakiga tulla. Ja tegelikult ma ütlen kogu aeg Omniva, see on üleval, aga ma ütlen pikapakk, et pikapakk võiks tulla. Maxima, tead, ma ütlen ausalt Maxima, ma panen teile südamele, et te peate tulema. Sest et ma saad aru, kui hea on siin süüa. Täpselt, ja siis minna veel koju, siis ma juba tean, et mis ma teen, et ma tahan ja seda pastat kasutan. Siin on küpsised, ma kommid annan Kelanile, saia ma teen ise, see on proteiiniga, ma lähen ostan seda juurde ka. Tegelikult Kelanid on pärast laupäeval, võib-olla ma see jõuan. Söö ära kindlasti. Siin on mahla. Kuule, mina lähen autosse vitsutan terve tee koju, ma jään nagunii jälle sinna töödesse ummikutesse. Nii mõnus, ma söön veel ühe kurgi ka, see kurk on päris hea. Nii et aitäh kõikidele sponsoritele ja jääme juba järgmine hooaeg, mis on siis järgmine nädal. Tšau!